47 aastat on Islaamivabariik oma rahvale rääkinud, et ükski vaenlane ei suuda neid murda. Nad kordasid pidevalt, et on üle elanud sanktsioonid, üle elanud atentaatide ja isegi 12-päevase sõja Iisraeliga. See ellujäämine oligi kogu õigustus nendele ohvritele, mida Iraani revolutsiooniline kaardivägi nõudis, rahale, mida see kulutas ja jõhkrusele, mida see oma enda rahva vastu kasutas. Siis, eile, pärast 11 päeva kestnud Ameerika mereblokaadi, esines Iraani Islaamivabariik riigi televisioonis ja palus oma kodanikel süüa vähem toitu ja tarbida vähem elektrit. Ma ei tee nalja. Me räägime sellest kõigest varsti. See ei olnud trotsiavaldus ega midagi sellist. See oli režiimi palve oma rahvale süüa vähem, säästa rohkem, et nad suudaksid kauem vastu pidada. 11 päeva. Vaid sellest piisas, et režiimi ametnikud mõistaksid, millise probleemiga nad silmitsi seisavad. Riik on kokku varisemas ja Iraan palub nüüd oma kodanikel aidata režiimil ellu jääda. Vaatame lähemalt, millise probleemiga see režiim silmitsi seisab. Viimastel päevadel keskendusid kõik, kaasa arvatud mina ise, Iraani ekspordile, mida nad ei saanud välja viia USA blokaadi tõttu Omaani lahes. Ja õigustatult. Eksport, eriti naftaeksport, on see, kuidas Iraani revolutsiooniline kaardivägi, IRGC, oma raha sai ja ellu jäi. Kuidas nad üldse tegutsesid? Nad kasutasid seda raha kõigi oma tegevuste rahastamiseks. Kuid blokaadil on veel üks külg, millele inimesed ei pööra tähelepanu. Ja see külg hakkab nüüd Iraani majandust hävitama. Näete, blokaad ei seisne ainult selles, et laevadel ei lasta Iraani sadamatest lahkuda. See seisneb ka selles, et rahvusvahelistes vetes peatatakse laevad, et nad ei saaks Iraani sadamatesse siseneda. Põhimõtteliselt selleks, et takistada IRGC ja kõige muu Iraani režiimile vajalikku varustamist. Tegelikult, kas te mäletate Tuscat, seda laeva, millest me viimastel päevadel rääkinud oleme? See oli laev, mille USA mõni päev tagasi hõivas pärast seda, kui nad selle masina ruumi pihta tulistasid. Arvake ära. See laev üritas minna Iraani relvade ja muu kaubaga, mida ta tõi Kagu-Aasiast, täpsemalt Hiinast. Võttes üle Tuska, tõestas USA merevägi, et see blokaad ei seisne ainult selles, et Iraan ei saaks naftat eksportida. See puudutab ka seda, et takistada millegi sissevedu, täpsemalt relvade ja muu kraami sisseveo peatamist. Tuska oli kaubalaev, mis tähendab, et ta vedas tõenäoliselt tavalist kaupa, mida laevad tavaliselt veavad. Kuid selle pardal olid ka relvad, mida Iraani revolutsiooniline kaardivägi võis kasutada oma ballistiliste relvade programmi taastamiseks. Iraani revolutsioonilise kaardiväe vaatenurgast oli see risk väärt võtmist, sest nad usuvad tõsiselt, et kui nad ei suuda võidelda, siis nad ei jää ellu. Ja just sellepärast vajavad nad relvi ning vajavad neid hädasti. Aga näed, Iraan sõltub ekspordist ka paljude teiste kaupade osas. Ja need kaubad on Iraani rahva jaoks väga olulised. Eelmisel aastal importis Iraan umbes $60 miljardi väärtuses kaupu läbi meresadamate. Põhimõtteliselt nende sadamate kaudu, mis tal on. See on umbes $160 miljonit iga päev. Tegelikust probleemist arusaamiseks peame vaatama täpselt, mida Iraan importis. Mitte ainult seda, kui palju ta importis. Vaadake seda sektordiagrammi oma ekraanil. Suurim osa siin on muidugi elektroonika, seadmed ja asjad, mida tehased vajavad. Teate küll, teised inimesed vajavad ja loomulikult vajavad ka Iraani tarbijad. Aga on veel üks osa, mis on nagu peidetud. See on jagatud erinevateks kategooriateks ja see on toit. Teravili siin, see on teine suurim osa, viitab põhiliselt põhiteraviljadele, nagu nisu, mais, võib-olla isegi riis. Siis on meil rasvad ja õlid, see on samuti osa toidust. Ja siis on meil seemned ja terad, see on samuti osa toidust. Tegelikult imporditi umbes 40–60% Iraani toidust teistest riikidest. Iraan ei ole tegelikult toiduvarustuse osas iseseisev ega isevarustav riik. Ja tead mis? See toit ei jõua enam Iraani. Ja selle tõttu pidi Iraani president eile riiklikus televisioonis iraanlasi paluma, et nad sööksid vähem toitu ja loomulikult ka tarbiksid vähem elektrit. Kuulake. Meil on lihtne palve meie kallitele inimestele, kes on praegu valmis ja kohal, et nad vähendaksid oma elektri- ja energiatarbimist. Praegu me ei vaja nende kallite inimeste ohvreid, kuid me peame tarbimist kontrollima. Mis on valesti, kui kodus panna põlema 2 tuld 10 asemel? Need hävitavad meie infrastruktuuri. Nad piiravad meid, et inimesed muutuksid rahulolematuks ja praegune rahulolu muutuks rahulolematuseks. Kuidas me saame sellele vastu seista?
et me ei lasegi tekkida neil olukordadel, mis nende arvates põhjustavad inimeste seas rahulolematust. Iraan võidab nii kõvasti, et nad paluvad nüüd oma inimestel lõpetada söömine, et ellu jääda ja vähendada elektritarbimist. See on vaid 11 päeva pärast blokaadi algust. See avaldus tehti eile ja blokaad algas 13. aprillil. 11 päeva, rohkem polnudki vaja. Iraani toiduseis oli juba enne seda sõda üsna kehv. Tegelikult juba aasta alguses, kui protestid käisid, vaatasime andmeid selle kohta, kui palju toit Iraanis maksab. Ja neil oli iga kuu 10% inflatsioon. Sa kuulsid õigesti. See polnud minu poolt valehääldusega midagi sellist. See on 10% iga kuu. Kui me teeme kiire arvutuse, siis saame aru, et 10% kuu inflatsioon tähendab, et toiduhinnad kahekordistuvad põhimõtteliselt iga 7 kuuga. See tähendab, et iraanlased, kes juba niigi vaevlevad kõigi teiste probleemide tõttu, millest kohe räägime, peavad nüüd muretsema ka sellepärast, et toit ei mahu enam nende eelarvesse, sest palgad Iraanis ei kasva 10% kuus. Ja kõigil on toitu vaja. Seega peavad nad toiduhinnatõusuga toime tulema. Kui hinnad tõuseksid millegi muu, näiteks luksuskaupade puhul, siis võib-olla iraanlased lihtsalt ei ostaks luksuskaupu. Aga toitu peavad kõik ostma ja Iraanil oli juba enne suuri raskusi väga kõrge toiduhinnatõusuga ja selle sõja tõttu on olukord ainult hullemaks läinud. Nüüd pole Iraani revolutsioonikaardiväel IRGC kedagi teist süüdistada peale iseenda, sest IRGC kasutas neid kaubalaevu, mis olid mõeldud ravimite ja toidu toomiseks, aga nad üritasid nende abil relvi salakaubana sisse tuua. Ja just sellepärast ongi blokaad suunatud nendele laevadele. Aga tead, mis teeb selle olukorra veelgi šokeerivamaks? See, et Iraan oleks pidanud teadma, et see on tulemas. Näed, pärast eelmisel aastal toimunud 12 päevast sõda pani Iraani ülemjuht Ali Khamenei selle plaani käiku. Ja plaan oli põhimõtteliselt see, et kui tuleb veel üks sõda, siis Iraan alustab lihtsalt majandusliku terrorismi lainega. Nad kavatsevad rünnata iga Pärsia lahe riiki, sealhulgas Omaani, kus ei ole USA baase ja mis pole tegelikult USA liitlane, sest Iraan tahtis rakendada seda majandusliku sunduse strateegiat, mis on minu arvates sisuliselt terrorism. Ja osa sellest strateegiast oli ka Hormuzi väina blokeerimine, sest Iraan sai aru, kui oluline see on naftaturule. Ja just sellepärast ongi Hormuzi väin nii oluline USA publikule ja loomulikult ka USA presidendile. Nüüd, kui te võtate selle strateegia ja mõtlete veidi sügavamalt, kui Iraan kavatseb Hormuzi väina blokeerida, ma tunnen, et keegi selles ruumis, kes strateegiat kavandas, oleks pidanud ütlema, kuulge, kui me blokeerime väina, kas Ameerika Ühendriigid ei võiks vastata sellega, et blokeerivad Iraani sadamad? Olge ausad, see ei ole ju nii hull plaan. Me lihtsalt võtame Iraani strateegia ja rakendame seda Iraani enda vastu. Aga mitte ükski inimene selles ruumis ei tulnud selle peale ja nad ei mõelnud ka sellele, et võib-olla peaksime toiduvarusid koguma. Lõppude lõpuks on riik väga tugevalt sõltuv imporditud toidust. Ja tead mis, isegi sõja ajal vajavad kõik toitu, nii et võib-olla peaksime varusid koguma. Aga mitte keegi ei mõelnud sellele isegi 1 sekundiks. Ja nüüd, vaid 11 päeva pärast blokaadi algust on Iraanil otsa saamas kõige elementaarsem vajadus, mis igal inimesel on. Nüüd, olgem ausad, see ei tohiks olla nii suur üllatus, vähemalt minu jaoks, sest ma tean, see on seesama valitsus, kes haldas Teherani veevarustust nii halvasti, et vaid mõned kuud tagasi räägiti pealinna evakueerimisest. Teherani evakueerimisest ja pealinna lõuna poole viimisest. Ja taas, see polnud millegi loomuliku tõttu. Teate küll, see polnud põua või millegi ootamatu pärast. Peamine põhjus selle halva juhtimise taga oli islamirežiim ise. Siin on rohkem üksikasju. Iraan võitleb oma viimaste aastakümnete rängima veekriisiga ning ametnikud hoiatavad, et Teheran, enam kui 10 miljoni elanikuga linn, võib peagi muutuda elamiskõlbmatuks, kui põud jätkub. President Masoud Pezeshkian hoiatas, et kui detsembriks vihma ei tule, peab valitsus hakkama Teheranis vett normeerima. Ja isegi siis võivad kodanikud siiski olla sunnitud linnast evakueeruma. Kuid Iraani veekriis ei ole ainult vähese sademete hulga tulemus. Aastakümnete pikkune väärjuhtimine, sealhulgas tammide liigne rajamine, ebaseaduslik kaevude puurimine ja ebatõhusad põllumajandustavad on ammendanud veevarusid. Nii väidavad kümned kriitikud ja veeeksperdid, kes on viimastel päevadel riigimeediale sõna andnud. Väärjuhtimine põhjustas veepuuduse tõttu proteste nii 2018. kui ka 2021. aastal. Valitsus on kriisis süüdistanud erinevaid tegureid, nagu varasemate valitsuste poliitika, kliimamuutused ja ületarbimine.
veepuudus koormab kodanikke, kes niigi vaevlevad kokkuvarisenud majanduse raskuste all. Kui valitsusel oleks olnud võimekust, poleks nad lasknud asjadel selleni jõuda. Tead, nad poleks tohtinud lasta sellel juhtuda. Mida valitsus peaks tegema? Need on samad juhid. Mida nad ootavad, et nad teeksid? Nad ei kasuta isegi ekspertide abi. Nüüd võib see toidu- ja elektrikriis olla põhjuseks, hoolimata Iraani väitest, et ta ei pea läbirääkimisi enne, kui USA blokaad lõpeb. Eile nägime, kuidas Iraani delegatsioon lendas Islamabadi Pakistani, et läbirääkimisi uuesti alustada. Nad ütlevad üht, aga režiim on liiga saamatu, et tegelikult valmistada selleks, mida nad tahavad teha. Ja just sellepärast tahavadki nad läbirääkimisi uuesti alustada. Nüüd, ühe Pakistani ametniku sõnul, kes osales nendel läbirääkimistel, arutas Iraan järgmist. Pakistani ametnik ütles Axiosile, et kohtumine Iraani välisministri Aragachiga keskendub läbirääkimiste taaskäivitamisele Ameerika Ühendriikidega. Aragachi mainis ka, et Iraan ei kavatse läbirääkimistel Ameerika punastest joontest kinni pidada. Iraan ei kavatse Ameerika Ühendriikide survele alistuda, kuid nad on avatud mõistlikele ja õiglastele läbirääkimistele. Eile rääkisime sellest, kuidas nägime teateid, et erisaadik Steve Witkoff ja Jared Kushner lendasid päev pärast seda Aragachi kohtumist Islamabadi, et sisuliselt ette valmistada tippkohtumist, teist tippkohtumist Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Nüüd kahjuks tundub, et Iraani välisministrite kohtumine ei läinud tõenäoliselt nii hästi, nagu Iraan lootis. Sest kohe pärast seda, kui Iraani delegatsioon lahkus Pakistanist, tegi Trump avalduse. Ja ta ütles sisuliselt, et Ameerika Ühendriigid ei hakka Pakistani edasi-tagasi lendama, et Iraaniga läbi rääkida. Kui Iraan on tõsiselt huvitatud läbirääkimistest, võivad nad lihtsalt telefoni kätte võtta ja helistada. Kuurake. Fox Newsi eksklusiiv. President Trump ütles just meie enda Aisha Hoshnile, et ta on tühistanud oma saadiku reisi Pakistani, et pidada läbirääkimisi Iraaniga. Aisha Hosni saadab meile selle otsetsiteeringu presidendilt. Ma ütlesin oma inimestele natuke aega tagasi, et nad valmistusid lahkuma. Ja ma ütlesin, ei, te ei hakka tegema 18 tunnist lendu sinna. Kõik trumbid on meie käes. Nad võivad meile helistada, millal iganes nad tahavad, aga teie ei hakka enam tegema 18 tunniseid lende, et lihtsalt istuda ja mitte millestki rääkida. See on nüüd märkimisväärne. See tuli pärast selle nädala alguses toimunud reisi, kus me arvasime, et asepresident J.D. Vance läheb pidama läbirääkimisi, kuid see reis tühistati. Nii et see on värske uudis meie enda Aisha Hosnilt. Ja Alex Õugan on otseülekandes Valgest majast eksklusiivsete üksikasjadega. Alex. Tere Aisha, nii et suur muudatus läbirääkimistes, mida me ei oodanud täna juhtuvat. Ja see näitab taas, kui õrnad need läbirääkimised on, hoolimata laialdastest rahvusvahelistest pingutustest, et kõik viimsel hetkel laua taha saada. Täpselt nagu täna hommikul võib kõik lihtsalt läbi kukkuda. Nii et mida me ootasime näha Steve Witkoffi ja Jared Kushnerit, USA saadikuid, kes pidid täna seda delegatsiooni Pakistanis juhtima. President Donald Trump, nagu te mainisite, ütles täna Fox Newsi Aisha Hassanile, et ta on selle reisi tühistanud. See tuleb uudiste taustal, et Iraani välisminister on juba Pakistanist lahkunud. President Trump ütles taas, et pole mõtet neid 18 tunnisele lennule saata ja et Iraan võid igal ajal helistada. Kohe pärast seda avaldas Trump selle avalduse oma Twitteris. Ma just tühistasin oma esindajate reisi Islamabadi, et kohtuda iraanlastega. Liiga palju aega raisatakse reisimisele ja see on liiga palju tööd. Muide, kui te ei tea, siis Ameerika Ühendriikidest Pakistani lendamine on ühe otsa kohta 16 tundi. Nii et sa lähed sinna, ilmselt vajad pärast sellist lendu aega taastumiseks. Siis toimub kohtumine iraanlastega ja siis lendad tagasi. See on veel 16 tundi, selgelt väga pikk reis. Aga igatahes jätkame Donald Trumpi avaldusega. Lisaks sellele on Iraani juhtkonnas tohutult palju sisetülisid ja segadust. Keegi ei tea, kes vastutab, isegi iraanlased ise mitte. Samuti on kõik kaardid meie käes. Neil pole ühtegi. Kui nad tahavad rääkida, võivad nad lihtsalt Ameerika Ühendriikidesse helistada. Minu arvates tundub see olevat palju enamat kui lihtsalt retoorika. Ma ei usu, et Trump lihtsalt ütleb, et me ei taha läbi rääkida. Nii et Iraan lõpuks nõustub avalikult läbirääkimistega. Sest see ongi strateegia, mida Donald Trump võiks kasutada. Ta on varemgi selliseid asju teinud. Aga seekord tundub, et läbirääkimised tõesti katkestatakse. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et Pakistanis tehti ettevalmistusi suureks kohtumiseks Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, mis pidi toimuma Islamabadis, kuid neid ettevalmistusi nüüd tühistatakse. Viimased 2 nädalat oli Islamabad sisuliselt suletud, sest liikusid kuulujutud, et järgmine kohtumine tuleb suur, kus lepitakse kokku või isegi allkirjastatakse mingi kokkulepe.
Nii et oli võimalus, et president Trump võib ise kohale ilmuda ja selle tõttu oli Islamabad, Pakistani pealinn, lukus. Poed olid suletud, tänavad tavainimeste jaoks kinni pandud ja igal pool olid turvatöötajad. Igal pool olid tõkked. Põhimõtteliselt seiskus normaalne elu viimase 2 nädala jooksul. Nüüd tundub, et neid ettevalmistusi hakatakse tagasi pöörama. Linn avatakse uuesti, turvatõkked eemaldatakse. See pole kindlasti hea märk läbirääkimiste toimumise kohta. Lisaks sellele on New York Posti ajakirjanik ja ilmselt ka teisi Ameerika ajakirjanikke, kes on endiselt Islamabadis pärast viimast läbirääkimiste kohtumist, mis toimus umbes 3 nädalat tagasi. Nad ilmselt ennustasid, et tuleb veel üks kohtumine, nii et nad lihtsalt jäid linna. Ja mõnel neist ajakirjanikest oli otsene kontakt Valge Majaga ja võib-olla isegi president Trumpiga isiklikult. Tundub, et täna hommikul saatis president Trump ühele ajakirjanikule sõnumi ja ütles, kuule, sa võid koju tagasi tulla. Ilmselt vihjates sellele, et niipea uut kohtumist ei tule. On veidi segadust tekitav, et Ameerika Ühendriikide president lihtsalt saadab inimestele olulisi uudiseid sõnumiga, aga siiski on see suur uudis. Ja see vihjab võimalusele, et läbirääkimised on täielikult katkenud. See tähendab, sõda võib iga hetk uuesti alata. Samas tahan ma pakkuda veel ühe võimaluse selle kohta, mis võiks juhtuda. See võib tähendada, et läbirääkimised viiakse üle mõnda teise linna, võib-olla Šveitsi. Just seal toimusid läbirääkimised enne sõja algust veebruaris. Nii et see on üks võimalus. Aga minu arvates on selle juhtumise tõenäosus väga väike. Tõenäolisem on, et järgmises videos räägime sõja uuesti puhkemisest. Nüüd, iraanlaste jaoks ei ole see kindlasti hea uudis, sest nagu me video alguses rääkisime, on inflatsioon kontrolli alt väljas. Toitu ei jõua sadamatesse. Ja nüüd, kui sõda puhkeb uuesti, läheb inflatsioon veelgi hullemaks. Siin on rohkem üksikasju. Ma arvan, et alustuseks saame arvestada viimase paari kuu sündmusi, mis lõppesid teise sõjaga. Jaanuaris ja veebruaris ulatus inflatsioon 8% kuus. Alustades sealt ja eeldades, et see kasvab 1% iga kuu või iga paari kuu tagant. Aasta lõpuks on meil tegemist 11–12% inflatsiooniga kuus. See tähendab sisuliselt üle 200% hinnatõusu. Ja nii kolmekordistub keskmiste kaupade hind. Kui peaks juhtuma ebasoodne, kuid hetkel tõenäoline stsenaarium, et algab veel üks konflikt. Ma arvan, et jälle võime alustada jaanuari-veebruari inflatsioonist, aga arvestades iga kuu 1–2% lisandumist. Aasta lõpuks arvan, et inflatsioon on üle 20% kuus. Ja sa näed seda trendi? Ma räägin inflatsioonist kuude, mitte enam aastate lõikes. Ja see ongi reaalsus, millega me tegeleme. Sel juhul räägime me 500% inflatsioonist. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi. Aega, mil 19. sajandil valitses Iraanis Qadžaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, tead mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime sinna, kus me täna oleme, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraani lõppekraani ehk videole, mis on sinu ekraanil.